Tervist! Maailma Terviseorganisatsiooni WHO ametlikud füüsilise aktiivsuse soovitused, mida õpetatakse tänapäeval ka treeneritele, liikumisõpetajatele ja muidu ka inimestele, kellel on oluline teada, kui palju ja millist füüsilise aktiivsuse vormi peaksid inimesed harrastama, et nad elaksid tervena pikemalt, näevad ette, et täiskasvanud inimesel tuleb sel eesmärgil olla minimaalselt nädalas mõõdukalt aeroobselt aktiivne 150–300 minutit ehk siis minimaalselt 20 minutit päevas või teha nädalas intensiivset aeroobset treeningut 75–150 minutit ehk siis minimaalselt 10 minutit päevas. Selle soovituse on loomulikult üle võtnud ka Eesti Tervise Arengu Instituut, mille poolt koostatud riiklikes toitumise, liikumise ja uneaja soovitustes on samuti kirjas, et tervena olemiseks on oluline teha nädalas 150–300 minutit mõõduka intensiivsusega kehalisi tegevusi või siis 75–150 minutit tugeva intensiivsusega kehalisi tegevusi. Mind on nende soovituste juures pikemat aega ja alates algusest tõsiselt häirinud see, et inimestele antakse justkui mõista, et see sama tervisekasu saab, kui sa näiteks kõnnid mõõduka tempoga 2 minutit või siis teed 1 minuti maksimumtempoga jooksuspurti. Ehk siis laiemalt öeldes on ametlikes soovitustes võrdsustatud 1 minut intensiivset füüsilist aktiivsust 2 minuti mõõduka füüsilise aktiivsusega. Ja see tundub mulle olevat vale intuitiivselt ja ma ka ei näe, et seda väidet toetaksid laiemalt teadusuuringud. Mainekas teadusajakirjas Nature Communications on nüüd avaldatud põhjalik teadustöö, mille autorid tundsid ilmselt samuti samasugust hämmingut ja võtsid eesmärgiks uurida välja, kas 1 minut intensiivset aeroobset treeningut võrdub positiivselt tervisemõjult tõepoolest 2 minuti mõõduka aeroobse aktiivsusega. Selleks nad analüüsisid UK Biobankist, mis on teadupärast heal tasemel käimasolev rahvastikupõhine kohortuuring, pärineva 73 pluss 1040–79 aastase inimese regulaarset füüsilist aktiivsust. Ja viisid need kokku uuritute tervisenäitajatega ja arvutasid selle põhjal välja, kui tugev on kerge kehalise aktiivsuse, mõõduka kehalise aktiivsuse ja intensiivse kehalise aktiivsuse mõju põhjustülese enneaegse surma, südame-veresoonkonna haiguste surma ja vähisurma riskile ja raskete südametervise juhtude, nagu insult ja infarkt ja teist tüüpi diabeedi diagnoosi tõenäosusele. WHO ja TAI füüsilise aktiivsuse soovitused on üldsõnalisemad, ent nende läbiv loogika ütleb, ma tuletan meelde, et 1 minut intensiivset füüsilist aktiivsust võrdub 2 minuti mõõduka füüsilise aktiivsuse positiivse tervise mõjuga. Ja siin tabelis on nüüd valdkonniti välja toodud sama ekvivalent, mis tuvastati antud teadustöös ja nagu näete, on see WHO ja TAI versioonist absoluutselt erinev. Nii näeme me, et selleks, et saavutada sama tervise plussi, mis 1 minuti intensiivse treeninguga, peame me tegema mõõduka intensiivsusega treeningut põhjuste ülese surmariski puhul 4,1 minutit, südamesurmade vähendamiseks 7,8 minutit, insuldi ja infarkti vähendamiseks 5,4 minutit, teist tüüpi diabeedi diagnoosi riski vähendamiseks 9,4 minutit ja vähisuremuse riski vähendamiseks 3,5 minutit. Oleme ausad, see on tohutu vahe ja praegused ametlikud füüsilise aktiivsuse soovitused annavad meile absoluutselt valed numbrid ja näiteks kui mina treenerina või keegi, kas või näiteks perearstina ütleb inimesele, et selleks, et ta hoiaks madala oma teist tüüpi diabeedi riski, piisab sporti teha ainult mõõduka koormusega 150 minutit nädalas, siis tegelikult peaks selleks mõõduka koormusega füüsilist aktiivsust saama 1410 minutit nädalas, ehk siis sisuliselt 3,5 tundi päevas, mis on absoluutselt ebareaalne soovitus.
kui me anname tervisesoovitusi lähtudes praegustest ametlikest andmetest, siis seame me tegelikult oma kliendi ja patsiendi elu ja tervise ohtu ja seda ma tahtsin kohe nagu üheselt ja selgelt välja öelda. Samadel vananenud ja valedel andmetel põhinevad tegelikult ka soovitused, mida annavad enamik igapäevaselt kasutatavaid nutikellasid, nutisõrmuseid ja muid selliseid edevaid vidinaid. Ja see on päris probleem, sest kui nutikell ütleb inimesele, et nüüd on kõik korras, sa oled oma vähese liikumisega taganud selle, et ühtegi rasket haigust sul ei tule, siis on see tegelikult võltskindlus, mis ei põhine tegelikel andmetel ega ei oma seost reaalsusega. Kui me tuleme nii-öelda laboritingimustest pärisellu, siis on olukord tegelikult veelgi hullem, sest ma olen sageli kuulnud, et treenerid ja arstid annavad soovituse, mille kohaselt piisab terviseriskide oluliseks maandamiseks ka sellest, kui sa lihtsalt pisut rahulikult aeg-ajalt looduses jalutad. Okei, igasugune füüsiline aktiivsus on muidugi parem see, kui sa üldse mitte midagi ei tee. Aga kui me vaatame antud teadustöös tuvastatud seost selle kohta, mitu minutit kerget füüsilist aktiivsust annab tervise mõttes sama tulemuse kui 1 minut intensiivset füüsilist aktiivsust, siis ei ole neid numbreid ausalt öeldes isegi mõtet kommenteerida. Seda enam, et teatud riskide puhul ei andnud ükskõik kui ulmeline kerge füüsilise aktiivsuse kestvus sama tervise plussi kui 1 ainukene minut intensiivset sportimist. Siinkohal võiks nüüd küsida, et miks peaks antud uuringu tulemustesse suhtuma tõsisemalt kui nende varasemate uuringute tulemustesse, mille põhjal on loodud senised liikumissoovitused. Tegelikult on selleks vägagi põhjust ja peamiselt seetõttu, et varasemad andmed tuginevad, nagu ka antud uuringu autorid kenasti esile toovad, suuresti inimeste eneseraportitel. Ehk siis inimesed on ise teada andnud, millal ja kui palju nad sporti tegid ja see mõjutab kogutud andmete tõele vastavust väga palju, sest inimese mälu on esiteks petlik ja pealegi rakendub sellise andmekogumise viisi juures nähtus nimega sotsiaalse soovitavuse kallutatus. Ehk siis lihtsamalt öeldes on väga inimlik ja levinud näidata ennast tervislikuma ja sportlikumana, kui sa tegelikult oled ja seetõttu naiivsetele teadlastele andmeid esitades natukene või isegi rohkem kui natukene ennast tublimaks valetada. Antud teadustöö raames registreeriti uuritud inimeste puhul päriselt aset leidnud liikumisaktiivsust, milleks kasutati randmel kantavat tippklassi aktselomeetrit, mis on selline natukene algset nutikella meenutav seadeldis, millega saab registreerida liikumisintensiivsust ehk siis järeldused pärinevad sellel, kui palju ja kui intensiivselt uuritud inimesed päriselt liikusid, mitte sellel, mida nad hiljem andmeid mälu järgi kirja pannes ja natukene valetades väitsid. Ma ei hakka seda videot pikemaks venitama, ütlen kohe välja, millised on selle uuringu tulemustest lähtuvad praktilised järeldused, mida me saame igapäevaelus rakendada. Esiteks ja enne järeldusi, ma tahaksin toonitada, et igasugune liikumine on parem kui täielik mitteliikumine ja selle väite esitamiseks on meil olemas tegelikult väga tugev teaduspõhisus. Aga kui sa tahad, et su füüsiline aktiivsus tõstaks su elukvaliteeti oluliselt nüüd ja tulevikus ja hoiaks sinust eemal mulla madise ja rasked haigused, siis peame me tunnistama, et mõõdukas füüsiline aktiivsus on selles osas palju nõrgema toimega, kui me oleme seni arvanud. Ja kerge füüsiline aktiivsus annab meile haiguste ja enneaegse hauda mineku ennetamisel nii väikese positiivse mõju, et seda on isegi raske ja mõttetu esile tuua. Ehk siis jääb sinna, enam-vähem sinna mitte midagi kanti. Teiseks võiks selle uuringu tulemusi tõlgendada ka hoopis positiivsetena, mis mulle meeldib palju rohkem. Ehk siis tuua esile, et intensiivne füüsiline aktiivsus on positiivsete tervisemõjude osas seni arvatust palju mõjusam. Ja meil on ka tegelikult võimalik samuti teaduspõhiselt esile tuua, et ka väga lühikene igapäevane intensiivne füüsiline aktiivsus, ja me räägime sõna otseses mõttes loetud minutitest, on äärmiselt tugeva positiivse tervisemõjuga.
Kui sa tahad olla terve täna ja tulevikus, siis ei saa sa lähtuda ametlikest liikumissoovitustest, mis võrdsustavad 2 minutit mõõdukat füüsilist aktiivsust 1 minuti intensiivse füüsilise aktiivsusega, sest need soovitused põhinevad vanadel arusaamadel ja vildakatel teadustulemustel. Sa pead tegema regulaarselt treeningut, mille käigus su pulss ja hingamine oluliselt kiirenevad ja väga lihtsaks indikaatoriks on, et kui sa suudad sellise treeningu käigus enam-vähem normaalselt rääkida, siis on see intensiivsus tegelikult ikkagi liiga madal. Kui aeroobse treeningu osas on WHO ja Tervise Arengu Instituudi soovitused ilmselgelt ajale ja teaduspõhisusele jalgu jäänud, siis positiivsena tahaksin ma mõlema puhul välja tuua, et need soovitavad vähemalt 2 korda nädalas teha vähemalt mõõduka koormusega lihastreeningut. Mis on absoluutselt adekvaatne soovitus, millega ma 100%, võib-olla isegi 101% ühinen. Jõusaalis näeme!